Ahoi kotkad, mis toimub siis? Kalastuslaager, ma ei teagi, 67. Et paneme kohe unnad ka sisse, meil sai ju eile käisime või millal me käisime kokre toomas, et seekord on meil kohe panna kokre, iga kord meil ei ole. Kohe sööta võtta, peab püüdma ise, aga seekord ma võtan kohe kantkusse kogred, lähme paneme kohe kõigile mingi unna sisse ära ja siis lähme vaatame, kellega me lähme siis esimesena vee peale. Me juba otsustasime, jah, teiega läksime ja 2 poissi veel seal ülavalt. No selge, hakkame tegutsema. Ja hakkame siis undasi sisse panema, sest meil on siin jah, niisugune seis, et meil on siin kogred. Aga nii, kuhu teie omad? Siia poole hoopis või? Okei, vaatame. Nii, meil on siin 2 unda läksid järjest praegu, lihtsalt konkreetselt. Et no vaatame. Teine tõmbas silma all praegu, aga vaatame selle üle siin kõigepealt. Minu. Jaa. Ole valmis võtma siis. Vaatame, mis toimub. Kui suur kala on, siis ära tõsta paati, võtame kahvaga. Nii. Okei, tõmban tagurpidi. Joosep olid, jah? Joosepi und on meil siin ja vaatame kohe, mis siin toimub. See pane kohe paati selja taha ja vaatame, mis toimub. Käes. On vä? Joo. Suur vä? Oota, ma ei saa aru. Veitikas. Tõmba. Ei. Tamiil on, viska see selja taha see ots. Tõmbas lahti vä? Joo. Aga sai minema. Okei, vetikas küljest ära ei ole midagi. Ikka juhtub. Haugi nolk jah, tuli selle älli rakenduse peale. Luttide rakendus. Oota, anna ma mõõta. Kas ma võin taga? Ei, siin pole mõõta midagi. No tahad, vaata, katsu. Ma tahan katsu. Tee käsi kalaseks, kui tahad. Tahan ka katsu. No vaadake, mis siin ikka vaadata. Vaata ridva otsad. Poisid, ridva otsad. Et ridva otsi ära ei murra. No, läheb tagasi. Esimene spinnigu kala täna. Meil nüüd esimene sõit sai tehtud poistega vee peal. Minul üks väike auk tuli, rohkem midagi praegu ei tulnud. Sööme ära ja siis lähme teise pundiga vee peale ja vaatame, kuidas siis hakkab kala sööma. Et praegu on muidugi see kõigi lemmik Mehhiko pada. Ma ei tea, kas Norra poisid on ka Mehhiko pada saanud ennem, ei ole? Iga reedi sööme. No, me sööme takot. Norras on reede tavaline süüa takot. Soo. Oot, et meil on poisid tulnud siia Eestisse puhkama Norrast. Eesti poisid elavad Norras. Et sündisite seal ja mis te rääkisite? Sündisime seal Norras, jah. No vaat, selline lugu. Tulid siia puhkama suveks. Aga nendega kohe peale lähmegi, et nendel on siis, nemad on oma paatis ja mina võtan teised väiksed oma paatid. Me teeme täna segarühmad. Mitte niimoodi, et lähen alumise kämpsaga vee peale ja siis ülemisega. Et me võtame 2 ülemisest, 2 alumisest, sest meil pole juhte praegu. Raunat ja Ristot pole ka siin. Ehk siis me peame vaatama, kelle me teise paadi rooli paneme. Meil on väga tuuline siin. Ehk siis meil on vaja igal sõidul kedagi, kes paadiga hakkama saab. Roosärge. Jätad alles? Jah. No. Nii, nüüd 2 sõitu pole vee pealt midagi tulnud. Nüüd on järgmine söömaaeg ja siis, mis siis saab? Proovime veel või? Kui võrra veel? Siis lähme teistega ka veel üles vett ja vaatame, mis siis saab. Kas lõpuks tuleb veel kala või? Ilm on küll söökene natuke pilvine, tuuline, vahepeal sajab. Võiks ju tulla. Aga pole praegu tulnud rohkem. No, tänane päev oli eriliselt kehva või mis arvate? Tulnud üldse kala. Eriti. No kaldalt jälle, mingid jama saad ja ka paar seda unaeilet ka, aga otsa ei jäänud. Aga noh, nüüd siin grillivad isegi, mis asi sinu grillida veel on? Krabipulgad või makrad või? Siukest asja ka proovite, aga see on nendel omal kaasa võetud, et mina siukest asja pole pakkunud siin grillimiseks. No, eks proovige siis. Mina ei tea. Aga ega siin täna vist midagi toimugi rohkem, et
et ma hakkangi täna siin tühja filmima iga kord seda nii-öelda vee peale sõitu ja tühjalt tagasi tulemist, et vaatame, kuidas homme läheb, et vaatame hommikul edasi, ega siin täna õhtul tegevusi rohkem vist ei olegi. No nii, hommikusöök söödud on ju. Ma seda ei hakkanudki filmima. Et nüüd on see teema, et ilm on päris süke pilvine, jahedam ka, et võiks ju haug süüa on ju, ja ahven. Et teeme esimese tiiru, siis proovime üleval kämpsas. Suuremad poisid magavad alles. Ma ei hakanudki üles ajama, läksin rääkisin, et on hommikusöögi aeg, aga keegi ei reageerinud, ehk siis las nad söövad hiljem, et lähme lihtsalt nendega, kes üleval on juba vee peale ära. Jah? Ja. Tavai, vaatame. No vot, ei õnnestunud esimese sõiduga saada midagi. Et ei söö praegu. See kala, midagi pole teha. Aga eks me üritame ikka edasi, kohe lähme vaatame. Jah, minu landiruumi ka poisid tahtsid näha, et lähme vaatame. No ma ei tea, mul ei ole enam sõnu selles mõttes, et mis siin laagris kogu aeg toimub, et kui jäetakse meile laserloodid ja kõik võimalikud, ma ei tea, mis asjad, eks ole. Ja siis ma siin avastan veel mingisuguseid sükseid asju, mida mina oma 44 eluaasta jooksul ainult ühe korra olen näinud, kus mingi räme purjus seltskond tõenäoliselt, eks ole, ööklubis on ja siis nad ei saa aru, kuhu ja mida tuleb lasta. Aga nägin ükskord sellist asja. Lapsed ja nõrganärvilised, palun nüüd pange minge siit teleka ja mobla ja asja eest ära, kui te seda vaatate, aga no see on nii haige värk. Ma lihtsalt teen kõik võimalikku, et kemps puhtana hoida on ju. Teen siia pissuaarid, asjad, värgid, suur silt on. Poisid pissivad siia, eks ole, ja kakatakse siia. Serv on täis lastud ja siis on mul siia lihtsalt situtud nagu. No ei aja vähe närvi, eks ole, sükene jama. Lisaks sellele, et õnged ja asjad kogu aeg on ju niikuinii vedelevad. Kui on kohad olemas, ma 20 korda räägin, et pane see õng siin aluse peale, kus on, eks ole. Ja ei, ikka nad vedelevad maas. Et mind selle laagriga on nii pöörde aetud juba nende lolluste ja sigadustega jälle, mis siin korraldatakse, et noh. Ja mitte keegi ei ole lasknud sinna pissuaari, kõik on puhtad poisid. No. Me lihtsalt mõtleme, kuidas nad ulatuvad üldse sinna. Võib-olla on katuse peale ka keegi sittunud, kui siin kõrgus sittujad on. Ma ei tea, võeti mingi tool alla või ühesõnaga, no lihtsalt ei ole sõnu enam. No, tead, ma vaataks kämpsid ka üle, et äkki sinna ka lastud veel kuskile. No. Aga hea küll. Ja siis nüüd lähme suuremate poistega vee peale. Ega meil siin muud üle ei jää, ega me peame ikka nagu 3-aastastele, 3-aastased lugeda ei oska, aga ütleme nagu lasteaia viimasele rühmale, et kirjutama siis siia. Ei. Kaka. Et noh, see ei ole isegi kurb enam, see on lihtsalt liiga hale naljakas juba, mis siin nagu korraldatakse meil. Ja samas kõrval on prilllaud, silt on, pissime siia, eks ole. Ja siia, noh, kas ma pean panema siia ka sildi, et kakame siia või? Ja põrandale ka kirjutama, et siia ei kaka nagu või? Ja me peame valge prilllaua ostma ja prilllaua peale kirjutame veel, et prilllauale ei pissi. Pan kinni või? Oi. Oota, aga... Mis seal on? Keegi on ära uppunud. Ma ei taha. Mul hakkab... Poti ees on ju ka. Mida? Poti ees on ju ka väiksed. Kas ma pane kinni nüüd? No nii, tuju kohe hea, palju põnevaid sündmuseid, esmakogemusi, mida varem pole juhtunud. Ja lähme siis jälle teise pundiga, suurematega vee peale. Me kahtlustame, et äkki Kairit tegi seda pulli ja nüüd ajab lihtsalt poiste kaela. Et me ei tea. Ma arvan küll, et Kairit tegi ja ajab poiste kaela. Lihtsalt praegu on hea teiste süüks ajada, et poisid on laagris.
ja ega tegelikult siit väike noomitus vanematele ka, me nüüd ei saa jälle teada, millised vanemad meil siin aia taga reostasid. Aga ühesõnaga naabrimees oli üks päev natukene pahane, sellepärast, et oli kõvasti suitsukonisid ja mingit muud sodi leidnud siin meie aia tagant. Ja ma nüüd ei mäleta, millise lapse vanem seal ootas, suitsu tegi ja siis autoaknast mingisugust jama välja nii-öelda viskas, eks ole. Et see tänane intsident võis olla ka nii-öelda vanemate õpetus, eks ole, või kodune kasvatus, et nagu me teame ühte kuulsat härrat, kes ühes saates oli kunagi, kelle isa siis soovitas inimestele haamriga pähe lüüa ja nii edasi. Mäletate küll seda Võsapetsi saadet. Võib-olla tänane intsident oli ka mõne sellisel poolearulise vanema soovitatud, eks ole, et tee nii. Kui vanemad ise nii räpased, et minu aia taha, ehk siis mis see naabrimaa tegelikult, meil on servituudiga see sissesõit, lihtsalt lampi loobivad, et toob oma lapse laagrisse ja siis loobib mingisuguse jama lihtsalt aknast välja. Et ma arvan, et kui naabrimees oleks seda pulli näinud, siis ta oleks selle samasuguse olluse sisse selle lapsevanema näo lükanud, mis meil täna seal pissuaaris oli. Et võtta, kui sina nüüd üks nendest vanematest oled, kes niimoodi siin lagastas meil aia taga ja vaatab praegu seda videot, siis kui mina peale satun, siis jah, ma saan väga pahaseks. Vot. Nii palju siis ka veel infoks. Aga püüame praegu hetkel midagi ei toimu. Noh, ja vaatame edasi. Toimu nagu üldse midagi täna. Mina ei tea. No nii kehvasti augi pole tulnudki. Eile mul üks pisike tuli ainult. No nii, teeme ühed pelmentsikud siin ja ega nüüd tuleb natuke kaldapüüki ka proovida rohkem teha, sellepärast, et tundub, et aug ei söö, ahven ei söö. Ilm oli ju kehva küll siin nagu vahepeal selles mõttes, et vihmane ja kõik puha ja pilvine ja ikka ei söönud. Vaatame, mis kalda peal teha annab ka vahepeal. Teate, mis nii tüdinud juba sest paadisõidust tühja on ja kui miski ei võta, proovime. Teen, mis suudan, et mekerdame mingisugused söödad kokku, viskame sisse, proovime selle kaldal alla meelitada ja vaatan ka, et kõigil oleks õigesti kõik konksu otsas ja et saame ikka midagi kätte ka siis lõpuks. Nii. Poisid hakkavad proovima nüüd jälle tulepulkasid, et saame selle vetsupaberi või selle majapidamispaberi põlema, siis nad süütavad need papitükid, mis siin jälle on, pappkarbitükid ja siis kui saavad ja siis läheb juba lõkke käima ja täna ka grilli, sest et nii taheti ja meile jälle natukene päris kõvasti jäi poisid vahukommi järgi eilsest on ja. Ja, aga osa püüavad seal kala, nemad mängivad siin praegu siis tulepulkadega. Nii, ja sul läks pane siia, kus see papp on. Võt sinna, jah. Kas saab see papi põlema? Kui papp läheb, siis läheb ülejäänud ka. Nii, mõlemad saite nüüd samal ajal. No pange sinna nüüd, et see papid lähevad paremini põlema, siis läheb kõik kraam. No väga hästi, no nüüd läheb küll. Lõkke põlema. No aga ära sina niisama põleta seda, sina te tulepulgaga ka käiu. Ja siin juba koguneb veel mehi juurde harjutama. Väga hea. No nüüd läheb kindlasti. Ma hakkan proovima puud panna. Noh nii, kas täna õhtune viimane lootus või kell saab varsti 9. Et no nüüd õhtul ometi peaks võtma ja lähme siis ühe pundiga peale. Ja noh, kui ei tule, siis mina ei tea, kas te tahate homme selle suure vihmaga vee peale tulla, et homme pidi sadama, aga kui teil on kõvasti varuriideid või vihmamantleid, siis me võime selle suure vihmaga ka tulla. Minul ükskõik, minul on vihmariided olemas, aga jah, vaatame, kui palju neid vapraid siis homme on, kes veel suure vihmaga tulevad, aga äkki veel ikkagi täna õnnestub siis saada midagi nüüd õhtul hiljem siis, kui päev oli võtnud. No proovime ära. Ja lõpuks tuli kala. Ma ei tea, ma lasen ta lahti, see ei ole mingi väga suur ka. Oot selline. No, sökke keskmine, ma ei tea. Ja küll, mine. Vähemalt miskit tuli. Ja sellega siis, mis mul on jälle, seda sorti on mul ka müsteriboksides. Sökke tutiga. Võib-olla sobiks isegi jõekale hästi. Nii.
ei saanud midagi peale selle ühe ahvena, aga ega midagi. Grillame veel viimased, kes siin tahavad veel grillata vorsti ja vahukommi grillame ära ja siis lähme tuttu ära. Aga mis me siin ikka sellest näitame enam? Hommiku vaatame edasi, siis peaks kõva sadu olema. No 3. päeva hommik, esimesed on üleval. Teil oli ka nii suur unevõlg eile, et... Ja kell on 10. Jah, alles 10. Ma ei hakanudki kella 8 ajama neid ülesse, sest siin oli väga suur vihm oli ja siiamaani sajab tegelikult, aga see hakkab tasapisi vähemaks minema. Et juba on kergem vihm kui ennem oli, et nüüd mingi hetk peaks tulema selline paus, et me saame vee peale minna, kus nagu eriti ei saja. Sajab nagu vähe. Et vaatame siis, kuidas on. Et kas siis sellise ilmaga äkki haug sööb või, mis te arvate? Jaa. Sest eelmine laager oli ka, et nagu niimukse vihma ajal tuli tegelikult kala. Noh, et siis paistab, aga sööta pannkoogid ära ja vaatame. Et siin on jälle järgmine sigadus tehtud. Et kes on teinud, jälle ei tea, sellepärast, et kõik räägivad, nemad ei tea. Eile õhtul on tehtud lahti vahukommipakk ja igale poole neid loobitud. On siin maas, noh siin on üks, aga vees oli päris palju neid. Et ma lähen juba tigedaks, ma hakkan välja selgitama, kes neid sigadusi siin teeb. Ja võtame vastutusele need poisid, kes siin ei austa meie territooriumi ja puhtust ja sigatsevad siin. Aga okei, see selleks. Pärast selgitame välja. Praegu on see, et Joosepi und on tagurpidi. Võib-olla seal tagapool on midagi veel. Lähme vaatame, mis selle unnaga on. Kas seal on kedagi küljes? Ja paadid tuleb vist ka tühjemaks teha mingi aeg. Praegu mul on kummikud küll jalas. Sul on plätud, sul pole vahet, jalad saavad natuke märjaks. Ja küll, vaatame. Nii, ja und on siin. Vaatame, kas on keegi küljes ka või on jälle ära nii-öelda siis kistud küljes sööt või tagurpidi. Eks siis kohe ole näha. Tross on siin samas, pole lahti kiskund eriti. Jah, ta on tõmmanud lihtsalt tagurpidi, aga vaata, kas koger on elus või? Kui koger on elus, saame tagasi panna. Ei ela? No siis võtame praegu välja. Aga need on ikka korralikult amsad. On ammustatud? Soomus on maas, jah? Jaa, ikka korralikult. No, soomus on maas. Ja siis kontrollime korra teised unnad ka üle ja ma vaatan, mingid vahukommid on siia taha ka juba ujunud ja tuulega ja siin on mitme koha peal neid sees. Et siuke jama jääb ära, ma hakkan kontrollima lihtsalt. Ma reaalselt panen kaamerad üles, kui niimoodi jätkatakse igasuguste lollustega siin. Üks asi on see, et jah, okei, õnged unustatakse maha ja nii edasi, aga see on juba selline pahatahtlik reostamine lihtsalt siin. Näed, siin on 3 tükki ühes tükis veel lihtsalt küpsetamata vahukomm lihtsalt loobitakse sisse siia. Mulle see soppi, no mulle ei ole okei see. Aga noh, ma olen suht kindel, et keegi jälle omaks ei tunnista nagu selle pissuaari asjagagi. Keegi ei tea jälle. Jälle keegi ei tea, kes tegi. No. Ma ei saa ju otseselt süüdistada ka kedagi, kui ei ole pealt näinud. Aga üks hetk vist tulevad kaamerad mitte kempsu sisse, aga kempsu ette, et ma näen kellaajaliselt ära, kes on käinud ja peale iga poissi peab minema kontrollima või ma ei kujuta ette. Aga undasi pole praegu võetud. Noh, poisid, sombune ilm. Hetkel küll ei saja on, aga kala ikka ei võta või? Ei võta jah, tüütab täitsa ära kohe juba. Eks kõigil on tüdimus peal. Et kala ei söö ja noh,
võib-olla see ongi põhjus, miks hakatakse lollusi tegema. Igal juhul me Kairitiga juba mõtlesime, et mis me siis teeme nüüd, kui kala saadud ei olegi. No mingeid väikseid kribalaid on, aga me isegi ei mõõtnud neid, sest me ei osanud arvatagi, et need jäävad laagri kõige suuremaks kalaks. Meil tekkis Kairitiga juba mõte, et võib-olla peaks sellele pissuaari kakajale hoopis auhinna andma. Mis te arvate, poisid, selle eest, et ta nii-öelda loov oli ja päästis video ära, tegi video natukene huvitavamaks, et kui kalapüük ei ole, siis vähemalt mingisugust actionit, eks ole, mingit põnevust on. Aga ma kahtlustan, et me seda kakajat teada ei saagi, sellepärast, et ma natukene noomisin siin poisse hommikul, tegin kõvemat häält, sest midagi üle ei jäänud, et eile õhtul siin jälle loomastuti ära, täiesti loomastuti ära ja ei saadud aru, mis tähendab öörahu ja nii edasi ja kõik siis vahukommi jama ja ka vahukommi loopijat ei suutnud välja selgitada, sest keegi ei tea midagi, keegi ei näinud midagi. Ehk siis ja sihukene lugu. Et see on see karistamatuse tunne. Enamus vanematel pole aimugi, mis nende lapsed teevad ja kuidas käituvad nii-öelda väljaspool kodu. Kõikide vanemate lapsed on alati hästi kasvatatud, nii mulle räägitakse. Heast perest hästi kasvatatud, viisakad, käituvad ilusti, nii mulle räägitakse. Aga mina näen, mis nagu tegelikult toimub. Et asi on selles, et tekib see karistamatuse tunne, et kui sa oled võõras kohas ja asja eest on makstud ka, siis tekib neil selline tunne, et siis võib kõike teha. Et küll pärast nende järelt koristatakse, eks ole. Vaat see on suur probleem. Et võib-olla nad ongi hästi kasvatatud ja kodus on nagu ilusasti ja viisakalt, aga vaata, siis on vaja kuskil auru välja lasta ja nii-öelda välja elada ennast. Ja kus siis seda mujal tehakse, kui kuskil laagris või koolis või kuskil, kus ühesõnaga ema ja isa nagu pealt ei näe. Aga see selleks, seekord ongi sükene video. Tuleb välja, selline laagri video. Eks me näe, kas need teised poisid üldse tahavadki enam vee peale tulla, sest me praegu oleme 2 poisiga vee peal, kes nagu esimesena ärkasid. Et kas teised tahavadki vee peale tulla, me ei tea, sest et kala ei söö ja on nagu on. Aga suured tänud siis kakajale, et vähemalt video huvitavaks tegite, et kui ma selle nüüd valge kirjaga panen sinna Thumbnaili pildi peale ka, siis ma arvan, et see video saab olenemata sellest, et kala pole saadud palju vaatajaid. Ja kahju muidugi, et karikat ja auhinda ei saa siis kakajale selle suure vägiteo eest anda, et ta päästis nii-öelda meie kalata video ära. Aga okei, me veel proovime. Äkki ikka õnnestub kellelgi saada õige asja eest ka siis nii-öelda auhind või me peame jälle välja loosima selle, et nagu neid väikseid silke, mis vahepeal saadi, lihtsalt ei mõõdetud ka. Me ei teagi, kellel praegu siin nagu tegelikult reaalselt kõige suurem kala on saadud. Jõudsime Võuku silla juurde, hakkame tagasi trollama. Ja loomulikult ega kõik lapsed ei ole siis sellised, et see on ikka pigem sükene haruldasem juhus, kui siukseid väga suuri lollusi juhtub. Et suur kummardus muidugi nendele lastevanematele, kelle lapsed tõesti on hästi kasvatatud ja me oleme siin väga palju ka väga hästi kasvatatud ja viisakaid lapsi, kes oskavad isegi aitäh öelda ja palun ja niimoodi isegi nii viisakaid lapsi tänapäeval on. Et et ega see lihtsalt see on, ega ma siis ei ole iga video rääkinud ka või iga väikse asja pärast nagu hakanud vanematele rääkima nüüd ka, lapsed on ju lapsed, nad ikka teevad ju lollusi teinekord, on ju teie ka ja iga väikse asja pärast ei hakka siis ju rääkima ka kohe, aga lihtsalt see video nagu selle nagu räägin lihtsalt natuke pikemalt, olen rääkinud sellest asjast pikemalt, et mis nagu toimub. Aga me nüüd üritame tagasi trollata siis ja vaatame, kas me saame nüüd tagasi trollata siis mingi kala. Ja. Nii, ongi viimased pool tundi jäänud. Üks mees veel üritab seal paadiga peal. Ülejäänud enam ei viitsi. 2 poissi just läksid ära ka. Aga kuidas siis on? Nad läksid ära või? Nad juba läksid esimesed, jah. Ega midagi, ma arvan, teeme laagri lõpu siin ära. Kerige kakale või tähendab magama siis kratid ja... Üks tegi poiste veetse poti kaka junni. Jah. Nad juba teavad, vaatajad teavad juba. Davai, näeme järgmises.